Tere hommikust! Ma just filmisin mingis videoklipi veel täna ära. Ma peaks täna pühapäev siis. Ma olen veel üksi kodus. Eile käisin väljas sõbrannaga. Ja nüüd ma hakkan, mis see kell on? Kell on 12. Ma tahaks teha poenimekirja ära. Käia osta nädalat toidud ära. Siis ma tahaks käia tegelikult, ma pean minema ostma ühe riiuli ära. Siis ma tahaks käia rattaga sõitmas Tiiru ära, sest ilm tundub mingi mega mõnus. Inimesed käivad lühikeste käiste, lühikeste pükstega nagu. Ja ma tahan minna teha ratta Tiiru ära ja pesu peseb ja siis ma pean panema riided kappi ja põhimõtteliselt siis peaks juba teised tulema. Hennu ütles, nad hakkavad ideaalis 2-3 aeg liikuma ja siis meil on vaja panna veel telekasseina ja kõike, aga ma tahakski ennem käia poes ära ja käia ratta Tiirul ära, nii et mul ei ole väga palju aega, sest poenimekiri võtab ka aega, sest ma teen oma selle toitumiskava järgi nädala menüü ja ma pean selle kokku kõigepealt kirjutama ja panema ja siis ma saan minna poodi. Aga jutt veel siuke ka, et ma pean täna veel monteerima teile videoga kokku, et hiljemalt homme ülesse saaks. Kuigi ma tahaks täna, aga ma ei ole kindel. Issand, üks naine sõidab jalgrattaga, ta on lihtsalt kleidiväel, nende paltega kleidiväel, saate aru vä? Kas õues on tõesti nii soe vä? Oh my god! Ma jõudsin täna kell 4 hommikul koju. Ja see oli selle pärast, kuna ma otsustasin, ma ei tule taksoga, vaid me jalutame, me jalutasime Krissuni ja sealt ma tulin ööbussi peale. Ja sõitsin koju. Ja me jõudsin valges koju nagu mida, ma nägin nagu päiksetõusu. Kõik oli nii ilus oranž ja kollakas ja mega ilus oli, mega ilus lihtsalt. Ja te ei kujuta, et kui äge nädal on tulemas, ma ei jõua seda nädalat ära oodata. Nagu mul on kõhuplastika aeg või nagu konsultatsiooni aeg ja siis mitte nii põnev, aga mul on homme hambaarst. Ja siis on tüdrukute pildistamine ja Noora parima sõbranna sünnipäev lasteaiast reedel ja ta kingitus jõudis ka eile kohale, käisin tõin ära. Noora tahtis, et me kingiks talle selle mingi barbecue reveali nuku, need on need mingi maskotiparbid, neil on hull teema lasteaias sellega, Noorale hullult meeldivad need ja siis tema sõbrannal veel rühmas ainsana seda ei olnud, teistel oli ja siis ta oli, et no võib-olla tegelikult tal on see, ma ei tea ju, aga et vähemalt lasteaedad ei ole kaasa võtnud mänguasja päeval ja nagu juttu on vist olnud, et ei ole ja neid on nagu mingi 100 erinevaid ja Noora oleks üliõnnelik, kui tal oleks kõik olemas, nii et Noora ütles, et kingime palun selle. Ma olin mingi fine, kingime siis selle ja siis ma ostsin ja eile jõudis kohale. Ma veits kartsin, et kas jõuab, need on päris kallid ja siis ma otsisin, kus saaks nagu parema hinnaga, nagu oma lastele ma alati vaatan, kus saab hea hinnaga neid kalleid nukkusi ja asju, et ei pea ostma alati täis hinnaga. Seda enam, et Noora oma viimase barbiga, mis me talle ostsime, oli mingi color, mingi review või mingi siuke, mingi värvi muutvad, blablabla. Siis ostsin ka soodushinnaga, algind oli vist mingi ligi 40 eurot või 35 või no 35-40 seal vahel. Ja siis Maximast, kui on -40% mänguasjad, siis ma olin mingi, sa võid ühe barbi võtta. Seal kahjuks ei ole neid kostüümibarbisi, neid maskottbarbisi, aga siis neid koloreid on ja need talle meeldivad ka. Ja ta ükspäev mängis juuksurit näiteks taga. Oli mingi well. Õnneks ta jättis juukseid pähe ka, aga jah, nii et siis ma olin mingi tore. Mängime, aga meil on tegelikult need juuksurinukud olemas, need nukupead, et ma ei tea, ma luban neid meikida, neil ta võib lõigata, meil ei ole mingid hullud kallid ostetud, mingid odavad, mingi sünnaks või jõuludeks said mõlemad. Nendega ma olen lubanud teha asju, aga ikka on ju oma lemmikbarbidega, nad lähevad ju päris juuksurisse emme. Yeah, right, lähevad küll, kindlasti. Aga kui ma siia jään jälle lobisema, käti, siis ma ei jõua mitte midagi tehtud, nii et hakkame pihta. Nii, ma käisin poes ära ja ma mõtlesin, ma pole kunagi näidanud, kui poes käin, et mis ma ostan või midagi teistsugust. Mitte midagi erilist ma ei ostnud lihtsalt. Mõtlesin, et näitan hapukord, 2 pakki, endale maiuspala,
Siis ostsin moosi. Siis 2 piima. Mul 2 tükki on veel kodus ja niikuinii nädala jooksul tuleb veel osta. Nii. Siis ma ostsin selle suure kana. Mõtlesin, et lähen kergemat vastupannu teed. Siis on paariks päevaks, kui ma selle ära teen. Siis ostsin kaerarüsti. Saia oli kodus. Siis lastele meeldib sai pigem. Siis ostsin tipipulbreid. Siis ostsin sassule 2 püreed. Siis ostsin sinki. Siis ostsin 4 seda. Noorale hullult maitsevad need. Et siis lasteaia hommikul või mis iganes. Siis ostsin 2 seda lasteaia. Siis ostsin juustulaaste Caesari salatile, kohupiima. Veel kohupiima. Kohukest hommikuks. Siis niisked salfakad. Siis kaerahelbeid. Banaani. Caesari kaste. Juustu. Rooma salat. Nii. Siis ma avetasin, et mul toitumiskavas on lubatud siuksed asjad. Mingi nii-öelda krõpsuasendusega ikka. Ja siis ma vaatasin, neid oli 3 maitset. Siis ma mõtlesin, et ma võtan prooviks. Üks on mingi ketšupi ja basiiliku, teine on juustu. Ja siis on veel sibula hapukoore omad. Et ma siis proovin, kuidas nad maitsevad. Hullult kiidetakse. Siis erinevaid neid võtsin. Kokku 3 tükki. Siis Hennule hullult maitsevad igast need. Ja Hennu lemmik karamellikas. Ja siis võtsin veel uue mingi asja prooviks. Siin vaatame lastele endale. Siis muna. 2 kurki. 1 on kapis ka veel. Siis friikad. Minu lõunad kiired. Friikad ja mingi liha. Siis õllemopse juustuga. Siis suitsujuustu. Võid. Ja suur pakk kanafileed. Ja mul on veel mingised need juustumopsi pakk veel kapis. Plus mul on veel ühed mingid kanafileed paneeringus ka. Nii et siis peaks nagu fine olema. Ja tomatit mul oli ka. Ja ma tahan minna osta värskeid maasikaid kilo. Et ma lähen vist sõidan, panen asjad ära, teen kodus paar asja ära, panen pesu kuivama, koristan mingid asjad veel ära, mis on laiali. Ja vaatangi, kell on 3:02. Et äkki ma lähen, käin, räägin Hennuga, siis lähen, käin, sõidan rattaga ära ja siis tagasi teel käin poest läbi, ostan selle ühe riiuli ära, siis toon rattaga selle koju. Ja siis kui Hennu tuleb, siis saame seina panna. Vähemalt siuksed on mõtted praegu, rattaga lähen kindlasti sõitma, aga ma räägin Hennuga läbi. Võt, aga ma panen nüüd asjad kappi ära ja siis eks näis. Tere hommikust! Enam ei ole küll hommikul, juba lõuna. Aga me tulime õue ja lähme kolame ringi ilusa ilma puhul. Mul on lausa püksid jalas. Kuni mul on hambaarst 15:15. Ja siis vaatame edasi, mis teeme. No nii, hei, ma ei olegi siia täna absoluutselt jõudnud. Ja hetkel ka kuskil puude vahel lõikal. Ja no mõni hetk aega. Viisin just Noora trenni ära, meil on olnud täiesti, ma ei tea, kiire päev. Põhimõtteliselt hommikul ärkasin, viisin tüdrukud lasteaeda.
Siis tulin koju, tegin hommikusöögi, Sass läks tuttu, mul oli töötukassaga kõne. Ja siis Sass ärkas, siis me läksime õue ja see toimus vist mingi 12 aeg. Me jõudsime tagasi 5:30 õhtul. Lihtsalt olime terve päev õues, käisin jala, läksin Kressu, siis tulin Mustamäele magistraalikeskust tagasi ja siis mul oli hambaarst ja nüüd on suveks kõik korras. Sügisel pean ühte minema välja tõmbama, mida ma üldse ei oota ega ei taha. Aga õnneks mul on aega terve suvi plaanitseda ja karta. Ja siis jõudsingi 5:30 koju, ma käisin veel kaltsukatiirul ka. Sain täiega häid leide sealt. Ja siis põhimõtteliselt tulin koju, siis mul oli tund aega noore trennini. Ja tegin kiire õhtusöögi. Plikad tahtsid spagette ja siis, ma ei tea, tomat, kurk, paprika kõrvale. Siis tegime mingi juustu vorsta kõrvale ahjus ja endale ja Hennule tegin nuudlite asemel seda tomati, rukola, feta salatit. Ja ma olen täna ilusti kavas ka olnud, mis sest, et kiire päev on olnud, tegin endale ilusti toidu kaasa sinna õue. Ja kõik on selles osas ka fine. Ja nüüd ongi noore on trennis, Hennu läks Saske ja emmaga ühte kappi ära viima seda troofasti, mida ma müüki panin. Ja pärast tuleb meile järgi. Ja ma nii kaua jalutan ja naudin seda imelist ilma. Sees on. Kuhu on see? Ma ei tea. Ja mä yksi kukka. Täna mul on vaja veel arenguvestlusel käia kell 5. Praegult on kell 12:30. Ma käisin siin vahepeal ära toimetamas, mõndasi uurimas töövariante ja värki. Ja nüüd ma olen tagasi, mõtlen, et peaks lõunat sööma, aga ma suvel kohe üldse ei viitsi nagu mingit sooja toitu teha. Nii et mul on Saskele makaronisalat. Ja kuna ma teen kava, siis ma ei saa seda süüa, siis see on poest ostetud makaronisalat. Eile, kui me käisime, nagu terve päev olime õues Saskega, siis ma käisin, ostsin talle, et ta nagu sööks midagi normaalset ka. Ja talle ma saan seda anda nüüd, kui ta ärkas. Ma mõtlesin, ma teen endale müsliküpsiseid, et ma saan need kaasa võtta ja siis ühe vahepeal ampsu võtan veel kaasa, et siis õhtusöök on meil niikuinii alati korralik. Aga see selleks. Tegelikult tahtsin näidata, mõtlesin, et ma nagu niisama, kui ma nüüd olen ostnud, ei näita väga, mis ma ostan, sest me ei jõua seda kisa ära kuulata, kuidas ma raiskan raha ja ma ei tea, mõttetuid oste teen ja bla 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 on ja siis ei olegi vaja näidata kõike. Aga kuna ma käisin Humanas ja skoorisin 2 euro päevalt üli häid asju ja nii hea hinnaga, siis ja mul oli nagu üli edukas, ma sain täiega palju asju, siis ma mõtlesin, et ma seda ikka nagu näitan, et kaltsuka, need on alati ägedamad leiud. Igatahes siuke särk, siuke viisaka. Pean sildid ära võtma ja pessu viskama need, sest see oli ainus, mida ma ei proovinud, aga ta nägi nii äge välja, aga leidsin selle hiljem. Siit siuksed varukad ja siuke võlad on paljad. Nii, siis Noorale ostsin siuksed traksarid. Ma olen üli palju poodides ka neid vaadanud, aga ma ei ole julgenud osta, sest need on suht mingi 10-15 euri need, mis mina olen näinud. Ja pärast ta ei pane neid jalga, ta on suht siukseks läinud, et ei pane kõike, mis ma ostan, et talle peab väga meeldima asi. Siis ma mõtlesin, no 2 euroga täiesti nagu tutikad näevad välja, et mul mingit topilisust kulumist, et siis on hea proovida, kas ta kannab siukseid. Siis emmale sain siukse seeliku, talle hullult meeldivad sellised. Siis ma ei teagi, kas need on emmale järgmiseks suveks või Noorale lähevad veel jalga. On lühikesed püksid, aga need on nagu tutikad. Tõesti tutikad, lühkad. No siis ma olin mingi, et ma ei jäta 2 euroga neid sinna. Nii, siis siuke särk. Siit see krae on nagu niimoodi hoiab. Mega ilus oli seljas. Siis siuke särk. Tagant pitsiga ja siuke satsidega märki. Väga ilusti hoidi selle seljas, eks te Insta piltidel või värki hakkate nägema neid asju.
nii. Siis siukene. Eest tagant vee ja siis on alt on tavaline särk ja siis on siuke rongidega see seljas oli jälle mega ilus. Seda ma ka ei proovinud, aga see on nagu siuke Bits Blues, body Bits Blues. Mõtlesin, et see on nagu fine küll. Siis siuke nagu kardigan, aga hea kanda pigem bluusina. Nööbid siit kinni, lühikeste käistega suvel. Mega ilus oli jälle, üliarmas seljas. Siuke tavalisem särk jälle, eest pitsiga ja siuke vana roosa. Ja siis kuna ma pean Noorale hakkama tegema ju kostüümi, ta on lepatrinu, ma juba selle puhvis punase seeliku tellisin ära, aga oli punast lühikeste käistega särki vaja, no ma paremat ei leidnud. Ja selle ma sain ka Humanas, sest ma ei ole näinud kuskil. Nii et, ja see tuleb niikuinii, ma pean minema ehituspoest ostma mingit teatud teipi, mis on nagu hea ja bla bla bla. Ja siis ma pean selle teipima täiesti täis mingi täppe ja asju musta teibiga ja see on nagu mingi hästi tugev teip. Nii et siis ei ole nagu kahju ka ja siis ma pean ostma talle musta peavõru. Tahaks ideaalis tegelikult saada mingit karvast, seda nagu Sameti oma, ma ei tea kus, pean minema vaatama. Ja siis need mustad karvased traadid ehk siis tegema siuksed tundlatega peavõru talle. Ja ma ei tea, kas midagi äkki oli veel vaja sinna, ma ei mäleta, pean meili lugema. Aga seda on juba järgmiseks nädala kolmapäevaks vaja, sest tal on teisipäeval peaproov ja kolmapäeval on nii-öelda trenniga lõpetamine, kevadkontsert. Nii et ja ma pean neljapäevased pildistamise asjad, mis neile lähevad lasteaeda ka üle vaatama. Ja Sass oleks võinud magada nagu mingi pool tundi kuni 45 minti vähemalt veel, aga ta ei maganud. Nüüd ma hoian teda voodis, äkki ta jääb, ta on teinekord niimoodi, et ta veits on üleval ja siis jääb uuesti magama. Sest ma tahaks teda ühele unele harjutada, sest see 2 unega on täpselt praegu see, et ta teeb ühe nagu siuksel kellaajal, et ta tahaks teist und, ta nagu nii kaua juba jaksab üleval olla, et see teine uni tahaks tal tulla alles mingi 6 aeg õhtul. Aga ta läheb üldiselt mingi 9 aeg magama, aga kui ma ta 6 aeg magama panen, siis ta never nagu ei lähe 9 siis magama. Nii et see on nagu nii tobe ja see esimene uni ta ärkab sellest ongi mingi 12, no. Ja siis õhtul 8-9 üleval olla, see on jälle too much. Nii et ma pean kuidagi seda asja nagu regullima hakkama. Kes eridleb? Kes eridleb? Dön. Kati kardan ma. Panen tagasi või? Oota, ma ei saa, sa hoiad kinni. Nii. Mina. Vaata, et sa ei kuku, sina vaata otse. Aga sina vaata otse, ära vaata emmet, sa kukud. Ja sa lähed ka trenni tegema või? Noora juba läheb, aga oota, tõuks läheb. Mine siis. Tõmba, kõvasti astu. Ei kuku, mine. Mine veel ülesse. Nii, Noora ka või? Noora, tuled ei tule? Oia. Nii, tasakesti, Noora. Oota, ära lase praegu. Noora, oota palun. Jaa. Rohkem ei lähe, sest vaata poiss ronib sealt ja pärast saab haiget. Teske teed tšau-tšau, tuttu ja tööd. Teed tšau-tšau.
Tšau, head ööd. Jaa. Nii. Hello. Kell on päris palju, kell on mingi 12 läbi, veerand 1 või pool 1. Ja mis siin meil välja näeb? Ja ma lähen tüdrukutel järgi, lubasin enne lõunat minna järgi, sest mu ema tuleb meile. Ja ta tahab lapsi näha, nii et ma lähen toon nad ära nüüd koos Saskiga. Issand, ma pole jõudnud jälle üldse normaalselt filmida, aga mu ema ja kasuisa läksid ära. Natuke aega olid ja ma tegin siin lõunasöögid Seesari ja tüdrukutele mingid makaronid vorstikastmega. Saskia sõi suured ei söönud, sest nad sõid just lasteaias ilusti mõlemad. Ja nii et varsti ja Saskia panin voodisse, loodan, et ta jääb magama, üritasin siin midagi koristada, see ainult viimasel ka ainult jonnib ja karjub. Ainult opa röögib, nii et äge. Aga mis seal ikka, asjad tuleb ära teha ja ma arvan, et tal tuleb üks hammas, sellepärast ta jaurabki. Eks näis, kes ta jääb magama või mitte, kell saab kohe 3. Nii et ja ma pean täna trenni minema, ma mõtlen, et ma lähen rattaga, mega hea ilm on. Nii et jaa, aga ega siin midagi erilist ei olegi olnud. Homme mul on lõpuks selle Martin Adamsoni juures konsultatsioon, mida ma ei jõua ära oodata. Nii et ja vot, aga ladna, ma hakkan edasi toimetama. Sa ei tohi vaadata, ma ütlen. Saskia! Sassu! Saskia! Saskia! Tuu! Sa tahad ka minna? No las ta läheb natukeseks. Paps ei ole õnnelik. Mis karjud? Jaa. Mis karjud? Ossa! Ossa! Vaata, kus see kadus? Kus hüppas maha? Vaatame kohe. Issi annab teile. Näed, tüdruk leidis veel ühe. Näita Noora, kus? Näe, jala peal. Näe, Issi karvade sees kõnnib. Vaata. Näe, üks veel. Jaa. Sellepärast ongi nii mitte suju. kui ka väikestele. Töömees. Kaardiga välisvalgustik, puiduolid ja maalhüdarvad -40%. Aga ma lähen Küntesse, abikaasa helistas, ütles, et võib ära visata. Sa pead kohe volüümi. Okay. Tüdrukutel on täna siis see pildistamine. Ärkasime mingi 6:30, et jõuaks, kuna mul on kell 9 hommikul juba küüned ka. Nii et viisingi ruttu Saskia ämma juurde ja siis nüüd liigun Küntesse ja täna on see super äge päev, täna on see päev, kus me lähme või ma lähen õigemini sinna Adamsoni vastuvõtule konsultatsiooni kella 4 aeg, nii et ei jõua ära oodata. Nii et ja vaatame siis, mis see päev veel toob. Ilm on siuke nii ja naa, kohati nagu on päike ja kohati jälle pole. Kus sa lähed? Pikkade juuste rõõmult kogu aeg on juuksed kammi, palju tahad ikka, et nad kogu aeg sassi seeti, kui õues on tuul või midagi. Aga ma olen siin ämma juures ja ta läks tööle ja sõin
maissushit lõunaks, võtsin sealt peedikitse juustu selle salati. Ja nüüd meil on mingi, kell on 1:30, 1:30, 1:30, ma ei tea, mingi 1,5 tundi. Oleme Sassuga siin, siis tuleb Hinnu, sest mul ei olnud mõtet koju hakata minema. Lähme siit mingi, jõuaks peale 2 koju ja põhimõtteliselt kohe hakkaks liikuma. Ja kuna ilm on suht halb, sajab vaheldumisi, siis ja ma otsustasin, et me jääme siia Sassiga, mängime siin. Siin on meil ka palju mänguasju ja kõike ja värki. Nii et ja siis juba kõhuplastika konsultatsioon, mida ma lihtsalt ei jõua ära oodata. Näitan oma küüsi ka, mis ma tegin. Lasin täiega palju seda pikkust ja kõike maha. On mega rahul. Sest tahaks, et nad peal nüüd püsiks ilusti. Võt, nii et vaatame, mis meil tänane päev veel toob. Kas emmele muisu teed või? Oled mul mingi klemm või? Kas teed veel emmele muisu? Kukud, Pepu ees. Pepu ees. Ei, seal ei ole sulle. Tere õhtust. Ma ei tea, ma loodan, et te kuulete mind, sest Hinnu paneb plikse magama ja ma olen nii väsinud, et mu silmad ei püsi enam lahti. Mul on nii pikk päeval, ma ärkasin 6:30 ja ma jõudsin koju alles mingi kell 8 ja mõtlen, siis tegin süüa ja koristasin kõik toad ära, välja arvatud meie toa, sest Saska läks tuttu, seda teen homme. Ja ma olen lihtsalt nii väsinud, seal on 9:45, need ma lihtsalt ei jaksa. Samal ajal, kui ma suurt tuba koristasin, siis tüdrukud läksidki sujuvalt issiga juba tuttu nagu ja nad jäid nagu, ongi nagu rahulikult nõus issiga olema vahelduseks. Nii et ma otsustasin, et issand läks veits uduseks. Nii et ma otsustasin, et ma lähen käin pesus ja lähen tuttu ära, sest ma lihtsalt ei jaksa. Homme tüdrukud lähevad lasteaeda, siis ma pean käima poes, pean paki ära tooma ja õhtul peale lasteaeda noore viima sünnipäevale. Siis toon ta sünnipäevalt koju ja siis ma lähen oma trenni, sest meil on seal nii-öelda mingi tüdrukutega sushi õhtu ja istumine ja lobisemine ja vaatame, mis see õhtu toob. Ja laupäeval mul on jälle asjade ajamist hommikul. Ja siis vaatame, mis nädalavahetus toob. Tõesti müstika, ma ainult haigutan. Igastahes vaatame, mis see nädalavahetus siis veel toob meile. Ja ma arvan, et ma homme räägin siis teile sellest kõhuplastikast ja kuidas mul see konsultatsioon ja kõik läks. Sest ma olen hetkel lihtsalt liiga väsinud. Võt nii, et head tööd. Tere hommikust. Ma just jõudsin koju, kell on täpselt 9 ja käisin poes ka
eilsest minu magamisest sai see, et ma läksin pessu, võtsin vitamiinid ära ja kui ma pesust tulin, siis ma kuulsin, et emma nutab, et emme kaissu. Ehk siis see lootus, et mina ei pea neid õhtul magama panema, kukkus kokku, et ma saan magama minna. Siis ma läksin, võtsin emma kaissu, jäin ise ka muidugi magama, kuigi ma mingi käti, sa ei jää siia magama, sa lähed oma voodisse. Ma ärkasin 1:30 tema kõrval ülesse. Hennu magas Noora voodis, ajasin temaga ülesse ja siis läksime magama. Minu meelest Hennu tuli ka. Ja kella 1 aeg juba emma jälle karjus, et tema tahab kaissu. Enne seda Saskia tahtis süüa vahetult, mingi 12 aeg. 1 aeg siis ma läksin emma kaissu. Ma tulin 2 aeg tagasi, 2 aeg Sassu jauras, ma ei tea, tal tulevad hambad jälle. Ja mingi hetk emma jälle jauras, siis jälle Sassu 4 aeg jauras ja kell 7 oli äratus. Igatahes tundsin terve öö lihtsalt, et ma ei saagi magada ja millal see hommik nagu tuleb, et ma lihtsalt ei jaksa enam, ma lihtsalt ei jaksanud. Täna on ka ikka suht siuke. Silmad on vässu, aga läheb üle. Mul on päev jälle ees. Tulingi just, käisin poes, eile ei jaksanud minna. Tõin mingit toiduvärki ja nüüd söön hommikust, Saskia läks voodisse, sest ta niimoodi jauras. Ja vaatame siis, mis see päev toob. Mingi vihmane on kergelt ja siuke pilves vahepeal nagu tibutab. Ja õhtul on mul Nooraga sünnipäevale minek ja peale seda ma lähen siis trennikatega välja. Nii et kuigi ma ei jaksa üldse, aga ma tahan minna. Nii et vaatame, mis see päev toob. Äpsti! No, mis sa leiad sealt? Äpsti! Seal on natuke auke, jah? Saskia? Mina ei taha võtti. Vaata, kes siin on, Saskia? Kes see on? Aitema. Laitto. Nii. Lähme siis. Emma jonni pikka kodus. No sina ka teinekord jonnid ju, kui sina kuskile ei saa, kuhu sina väga tahad. On ju? Mul lähed emma koju, mina jään koju. Siuksed on. Oi jah. Ei, sa pead sama käega hoidma, nagu sa enne. Ossa! Ossa, kus õppisid? Ei läinud, Noora tahab ka huulepulka. Siis paneb ka riidesse ja siis lähete kõik koos poodi, on ju? Nii ilus oled. Pane siis huulepulk kotti, on ju? Näita uusi tosse. Näita uusi tosse. On ilusad? Kas meeldivad? Jah. Mine pane ka jope Noora selga. Nii. Ma ei olegi siia üldse jõudnud, aga ma mõtlesin, et ma teen väikse siukse jutukoha siin. Meil on ju laupäevane päev käes ja varsti on käega vlogi oksad. Vlogi oksad on vaja kokku tõmmata, vlogi otsad. Ja ma käisin ju sel nädalal siin üleeile Martin Adamsoni juures oma seda kõhuplastika teemat vaatamas ja uurimas. Ja see vestlus läks väga hästi. Teili ära näritud, sorry. Ja ta ikka korralikult vaatas seda kõhtu ja tiris ja tõmbas ja venitas nahka. Ja ütles, et täitsa plastika kõht on ja, et mul on nagu seda nahka ikka väga palju seal üle.
väike diastaas ka, mille nad siis tõmbavad kinni, kui ma lähen opile. Ja siis rääkisime mõndadest asjadest veel. Ja arvatavasti ma siis lähen septembri alguses, teen ikkagi plastikaopi ära. Nii et ja eks ma siis, kui aeg hakkab lähenema, jõuan sellest rohkem rääkida kaalu kohta. Ta ütles, et mul on väga hea kaal, et minna plastikale ja kõik, et sellepärast ma ei pea üldse stressama. Ja et põhimõtteliselt mingi kuu enne oppi võiksin nagu siis, kui ma ise nagu tahan, kuna mul on, nagu ma ütlesin ka, et ma soovin tegelikult kaalu veel nagu vähemaks saada, et siis on see, et on ikkagi nagu suur motivatsioon. Et kui siin mingi 3 kuud ja värk, et ma siis ikkagi naudiks suve ja et siis see võib nagu kaotsi minna see motivatsioon. Nii et siis ma otsustasingi, et kuni augustini ma võtan suhteliselt lõdvalt, et mitte mingi ainult ohjeldamatult ei söö, mõistusega ka kava nagu ei tee ja siis augustist teen terve see kuu kuni opini. Teen siis kava. Nii et ja siis mõtlen, eile mul oligi, Noora läks sünnipäevale ja siis mul oli oma trennikaaslastega istumine ja siis ma läksin ka sinna ja Heinu tõi Noora sünnipäevalt ise ära. Ja siis ma tulin ööbussiga tagasi 12:30, aga kell 1 olin kodus, teised läksid Veenusesse edasi, aga ma tulin koju, sest ma pidin hommikul tegema mingiseid toimetusi ja asju ka, käima kodust nagu ära ja ma olen viimased päevad nagu nii väsinud olnud. Et ja Saskia ärkas täna kell 6 Nooraga, nii et suhteliselt raske oli tõusta. Ja enne 9 ma juba läksin ära, tulin mingi 12 aeg tagasi ja siis koristasime ja värk ja Hinnu läks nüüd suurematega poodi ja siis lähevad jalkat vaatama ja Saskia magab. Nüüd ma jõingi oma esimese kohvi ja sõin ja natuke pikutan ja puhkan. Siis kui Saskia ärkab, siis lähme arvatavasti männiparki või kuskile mängukale. Tubli! Me tulime ka siis männiparki täna, eile ei jõudnud, eile käisime Võikal ühel mängukal ja poes ja tegime filmika ja täna siis oli minu kord, et ma sain kauem magada ja ei pidanud kohe ärkama hommikul lastega ja siis tegime panna hommiku ja tulime männiparki, nüüd oleme 1,5 tundi siin olnud, suured hüppavad batuudil 0,5 tundi, varsti saabki aeg tegelikult täis ja mina jalutan Saskiaga siin puude vahel. Suht kõva tuul on, aga mega mõnus soe tuul ja üldse täiega mõnus ilm on tegelikult suures pildis. Panin küll mingi veits kõrgema kaelusega särgi ja pikkade kestega, aga ta on suht õhuke. Nii et pole kõige hullem. Saab, siin on kraan ka. Mis enne pani täis selle?